tere, et oleme jõudnud siis Lätti, kohustuslik tanklapeatus, Taavil põis ei pea paraku. Et jah, pidime peatuse tegema. Järgmine sihtpunkt siis, ma ei tea, Läti. Läti. Ja siis vaatab, äkki jõuab veel Lätti ka täna, siis on hea. Pigem hakkame nüüd Valmiera poole sõitma. Sinna on maksimum paar kilomeetrit. Aga siis idee poolest sõidame kuskil Ogre lähedale. Mingi aeg saame seal teiste eestlastega kokku. Jaa. Volksu fännid kõik. Aga muidu siin selle Valmiera lähistel on ilus koht siin. Saab WC-s käia. Jah, puha. Saab jooksmas käia, kui tahta. Kiikuda saab isegi. Elektrit saaks, kui tahta. Et igati vings on. Isegi kell on 8 läbi autosid siin on, et... Jah. Siiamaani Läti teed on täitsa rahuldavad. Ühe löökkaugu leidsime üles. Paar löökkaugu leidub, aga kui mõistlikult sõita, siis ei ole midagi hullu. Mõnes kohas oli isegi tutikas asfalt. Et vaatame ja vaatame näeme. Näeme järgmise korrani. Läks pulti. Sõida maha 4. teele. GPS-ega pika vahele nagu alati. Tal ei ole kombeid, noh. Jah. Aga praegu sõidame siis, käime kuskil Valmieras poes, sest et meil on aega veel. Jah, väga õige tee. Maru kõrged ääred on siin, kui nüüd ma kaamera oleks siin. 50 meetri järel suundu paremale. Läti teede puhul midagi ette heita, siis võib-olla tõesti seda, et suundu paremale. GPS, palun lõpeta vahele segamine. Aga jah, kui midagi ette heita, siis seda tee ääred on mingid eriti jõhkrad, et kui sinna oma väga madala refiga sõita, siis läheb hästi meil. Aga no meil ei juhtu seda õnneks. Meil ei juhtu ja meie oleme Valmieras ja kuna meil on aega sama palju nagu on Eesti riigil võlgu, siis me käime nüüd poes ja vaatame külakosti. Järgmine kord siis juba... 300 meetri järel suundu paremale. Kui Lätist oleme. Aitäh, GPS. Aga järgmine kord siis jah, teel Lätti. Nägemist. Politsei kaamera. Noh? Võtab selle auto vaata kasti sisse ja registreerib numbrimärgi ära. Läti Volkswagenid ka juba liiguvad. Teistsugused nagu Eestis, jah. Aga jah, et lihtsalt infoks siis minek Läti Volkswageni festivalile, mis siis toimub Ogre lähedal ühel kämpinguplatsil. Et sinna peaks tulema siis Eestist, Lätist ja Leedust? Jah, et Eestist Tallinnast tuleb päris palju ja Lõuna-Eestist tuleb ka. Ja loodame, et Läti autod muidugi nende peal on panused, et vast on huvitavad autod ja vast tuleb huvitav üritus. Et jah. Ja veel Läti teede kohta, see on nagu oluline info, et tundub, et lähevad paremaks. Vahepeal olid päris rängad rööpad, aga pole hullu, õnneks auto on sellise paraja kõrgusega. Aga jah, äkki härra Hapnikul on midagi lisada? Ega seda muud ei ole, kui Riia poole lähete, et mida lähemale Riiale saate, seda paremaks teed lahvad üldiselt. Jah, et vahepeal on hullud, aga... Ja lätlased, mis nad räägivad, et tegelikult lätlased on tublid. Nad teevad teetöid korralikult. Jah. Et siin on ikkagi uusi ringe on palju tulnud ja kaamera praegu piiksab, et jätamegi praegu lõpuni. Ja kiiruskaamerad, olge tublid. No nii. Keegi tahtis Tartusse hääletada, aga noh, läheme teisse suunda. Aga võtame peale. Ja suund väikselt Riia poole, et käib väikse põike Riiast läbi. Kuna noh, aega veel on, enne kui me nende teiste eestlastega kokku saame. Et jah, vaatame natuke, mis Riias huvitavat. Tee läheb ka kohe 4-realiseks kätte ära. Ja vahepeal oli päris pikalt oli tutikas asfalt, et päris normaalne oli sõita. Et kannatab küll. Selline see 4-realine on. Jõnks, tonks. Ja ega siin muud olegi, kui anna gaasi ja proovi auke vältida ja siit tuleb Riia. Jah, siin on jah, Läti teede puhul on kannatab sõita, aga lihtsalt peab nagu ette jälgima ja olema valmis pidurdama, et ei sõidaks mingi aukudesse või midagi. Kui mõistlikult sõita, siis idee poolest läheb kõik hästi. Muidugi siin on see lugu ka, et meie oleme keskselt läigema autoga. Et kui nüüd tuleks keegi oma pehme Peugeot'ga, mis küll võib ära laguneda, aga siiski pehmega, et võib-olla tema jaoks on veel paremad teed. Aga ma pean ütlema, et see nuri, mis on Läti teede üle, et see on natukene ülepingutatud see värk, et ei ole hullu oma jäiga autoga siin Passatiga veab välja küll praegu, et
saab hakkama. Võib-olla järgmiseks võtta vaadata see üksluine Poola, nagu öeldakse. Äkki on see ju kõigest müüt. Aga, ja no McDonaldsid on iga nurga peal vist. Ja olemegi Riiast väljas vist. Paremale. Et nüüd on järgmise sihtpunkti on meil 39 kilomeetrit. See on siis koht, kus me koguneme täitsa eestlastega. Jah, see peaks olema üks hokisaali esine parkla, ehk siis hokisaal on. Ja teisel pool on mingi pood ka, see on Ogre linna ääres. Ja sinna me siis lähmegi. Ja nüüd vaatame, mis siin taama hakkab. Ja nüüd hakkavad trugima. Oleme viisakalt lasame siin vahele lätlased, muidu pärast äkki. Jah, 6 varbaga tulevad kallale või midagi. Ega meil verise suuga pareme need vahele lasta, nii et siin seda liiklus ei tunne, ei tea. Vana aeg auto sinna. Kõrb sisse. Praegu sest ei jõua enam. See on väike. See ei mahu siia kuskil. See on polnud teha kaust. See on mingi valutamaks. Jah, midagi erilist siin tanklas ei toimu. Arbuusi vist ei soovi praegu. Vaatame, mis siin tädi müüb. Tädi müüb arbuuse, õunu, ei taha. Tegime talle nalja ja nüüd liitume jälle selle suure liiklusega. Vaatame, kus pressime siia vahele. Kilovatte ikka mõned on, et päris hätta ei jää vast. 1.8 Passat ikka rebib hästi. Ilm on päris hea tänase päeva kohta. Päike kütab mõnuga. Mingi aeg paremale ära. Peast ümber. Selle koha ikka välja. Kus ma siin niimoodi siklen. Jäägi siia praegu. Oleme jõudnud Ogresse siis, nagu näha. Siis see on umbes 8-10 kilomeetrit sealt kogunemispunktist, et hapnike Vesinik on valmis sõitma. Ogres oli paras hullumaja. Mingi tee ehitus, aga mitte kuskil ei saanud ligi enam siia halli juurde ja poe juurde, mis siin on, et paras hullumaja, et sai isegi põhja ära kraabitud, aga kohale jõudsime ja nüüd ootame teisi Eesti mehi, et saab ühiselt minna siis kogunemispunkti. Sellega nüüd see lugu, et kokku leppisime, et saame kokku seal halli ees, aga seal on tasuline parkimine. Et ilmselt siis vaatame, kas näevad meid, et jääme siia, et ei hakka siin seadust rikkuma. Siiamaani mulje Lätist, noh jah, kuidagi Vene ajas kinni see värk siin, et ei tea. Pole veel muidugi nii paljudes kohtades käinud, et midagi üldist arvamust teha. Aga Ogre on jah, teed on halvad. Ogre linnas on tõesti väga halvad teed. Just majad on vahel väiksed, kitsad, auklikud, löögaugud. Jah, nii et... Ainult, et siin see poe ümbrus on siukene, kus on korralikud majad ja... Jah, mingid tutikad korteri-elamud. Seal on eramajad. Now it's time to put away everything that we took out. When the place is nice and clean, it makes us feel so proud. We always clean up, to show we really care. We always clean up, 'cause we like to do our share. Oh, yes we do. After we have had our fun, playtime's coming to an end. We sure know it helps a bunch if we can all pitch in. We always clean up, to show we really care. We always clean up, 'cause we like to do our share. We always clean up, to show we really care. We always clean up, 'cause we like to do our share. Yeah.
'cause we like to do our share. Oh boy. Look, Barney, everything got picked up. Oh, great. Oh, we've had a whole day of fun, and the park will be ready for more fun tomorrow. Oleme jõudnud siis Volkswageni festivalile siia platsile. Rivi on päris pikk juba. Keda ei ole? Peale meie ühtegi eestlast. Mis juhtus? Jäi jutt, et 1:30 koguneme seal halli juures. Kell on 1:30, ei ole. Kell on 1:40, ikka ei ole kedagi. 1:50, ikka ei ole kedagi. Kaua me seal ikka ootame, tulime tulema. Jõudsime siia, ei olegi kedagi. Ma ei tea, kas nad ei oska kellast kinni pidada või... Ja, saime paela, saime kleepsu ja vaatasime otsast. Ja mis muljed on? Ütleme nii, et ei ole kõige paremad. Mõned pärlid on, mille tõesti mootorhaul on ilus, välimus ilus, madal. Enamus on ikkagi sellised tavaliselt nagu garaažis mõni tuuni on natukene teinud enda autot ilusamaks, aga midagi sellist pärleid tõesti väga ei ole. Paar tükki on, aga muud on küll päris tavalised, mitte midagi erilist paraku. Mulle jäid 2 Golf 3 silma. Üks oli ilusatse Borbet A mustade velgedega ja teine oli siis ilusa puhta kapotiga, kapotialusega. No samuti mõni Golf 5 GTI näiteks, mida ei näe Eestis iga päev. Aga ülejäänud sellised Golf 2, Golf 2, Golf 3 Passatid, mitte midagi erilist. Siia tulles olid lootused palju kõrgemad, olles varem näinud mõnda Läti autot. Siinkohal pean ütlema, et ma arvasin, minu enda auto on kõrgem, aga vaadates siin, siis on täiesti tipp-top. Jah, läheb päris sinna madalamate sekka kategooriasse. Tundub, et auto püüab isegi pilke. Vaadatakse suht palju, tehakse pilte. Tegime siin natuke ralli ka, seda võib-olla näitame teile, võib-olla mitte. Kell hakkab saama varsti veerand. 3:03. Vaatame, eestlasi ei ole. Ootame, vaatame, kui tulevad, ütleme tere, nägemist ja lähme ära. Ja rahvast on üpris vähe isegi veel praegu, et vast tuleb peale huvitavaid autosid. Et ootame siin hetkel eestlasi, vaatame kõik teised tulevad. Päris kena kasvab. Mingi Passati klubi just. Jah. Nüüd hakkab kenasi auto. Nüüd hakkab tulema ka, jah? Tule tagant tuleb mingi Volks, kas ta ei ole Uno oma? Ei ole. Oi jälle. 15 minutit on veel registreerimise lõpuni ja autosi on päris palju juurde tulnud, et pole vahe. Mõned päris ilusad isegi. Jah, siin läks üks põrnikas, sportpõrnikas. Siis läks Golf ütles hästi palju, Jetasid, transportereid. Golf ühtesi väga palju ikka, mingi Golf 1 klubi. Ja 2 Eesti bussi. Ja T2, kui me ei eksi, või olid T1? T1 oli vist isegi. Võimalik. Just, et reis hakkab lõpule jõudma. Kurikuselt tulime ära, kuna midagi erilist enam ei olnud, et ei hakanud seal rohkem olema. Ütlesime, et jääme siin Riia ümbruses, natuke Riia ringi peal sõidame ringi. Veehoidla ääres praegu nagu näha.